Nii, päev number 2 on käima läinud ja oleme jõudnud Ukraina piiri äärde. Poola linna nimega Rzeszów ja tõotab tulla päev täis ootamist piiri ääres, sest prognooside kohaselt kõige vähem aega, mis võiks minna, öeldakse 4 tundi, kõige kauem aega 6+. Loodame, et päris nii kaua ei lähe, aga eks aeg näitab. Oluline on ületada piir. See on meie esmane põhisooritus täna, mis peab saama tehtud. Kui läheb eriti ilusti ja me oleme eriti tublid, siis võib juhtuda ime ja me jõuame Kiievisse. 4 tundi magatud ja kõhud täis tambitud oli meeskond üdini motiveeritud päeva alustama. No nii, millised on tänased eesmärgid ja unistused? No eesmärgid täna on lihtne, tahame Kiievisse jõuda. Mis on esimene asi, mida soovid Kiievis teha? Kui hästi labalt rääkida, hotelli sahti pakkida, aga sõltub kellaajast, eks ole, et kui läheb hästi, siis saab lihtsalt rahulikult võtta, teha veel pühapäeva jooksu, kui on hilja, siis magama. Milline oli sinu hommikune rutiin, et tänane pikk sõidupäev üle elada? Duši ja hambapesu, söömine ja tuld. Mis on esimene asi, mida sa teed, kui Kiievisse jõuad? Mis ma teen? Pikk uni? Pikk uni kindlasti. Tegelikult ise ma nagu ei muretsegi, aga ma loodan, et eelkõige see ATV, see oliunistus saab ülesid sujuvalt. Minu rännakukaaslaste jaoks oli tegu pisut teistlaadi saunarännakuga kui varasemalt. Nimelt too oll, kellest Brit just rääkis, oli Olev Roost, Eesti vabatahtlik sõdur Ukrainas, kes suve lõpul sõjas hukkus. Eelviimasel saunarännakul olid mehed ja naised veel omavahel kokku saanud ja head aega veetnud, kuid vahepeal juhtus Olliga sõjas see halvim, mis juhtuda sai. Mees oli Ukrainasid niivõrd hinnatud, et tema auks korraldati Kiievis suurejoonelised matused. Olli viimaseks sooviks oligi saada oma üksusele ATV, et rasketes maastikutingimustes meeskonnale parem manööverdamisvõime tekitada. Ja sina oled mille pärast? Mina olen selle pärast, et kui siin see asi lõpeb, kui lõpeb Vene võiduga siin, siis üks hetk on see Eesti sõja. Parem on anda endast kõik, et see asi siin lõpetada, kui see, et meie lapsed peavad seda asja hakkama Eestis tegema. Aga Lublina startides oli esimene tund paljulubav ning ilmgi 2. novembri kohta ikka väga soe. Olime graafikus, et õhtu lõpetada juba Maidanil. Kiiresti turvaliselt piiri peale ja ilusti sekeldusteta üle piiri. Tahaks jõuda võimalikult Kiievile lähedale täna õhtuks. No, ma loodaks, et saaks 4 tunniga üle. Otsustasime jaguneda 2. ATV-d vedav juhtauto koos Siimu ja Luukasega ületasid piiri põhjast, saunad koos ülejäänud saateautodega ründasid piiri lõunast. Tagantjärgi saab alati endalt küsida, oli see siis nüüd õnneks või kahjuks, kuid paraku võttis minu piiriületus saunaga kauem aega kui isegi Siimu antud maksimaalne hinnang. Suurte masinatega väga tubli, kui on ilus ilm ja Poola piirivalvur naeratab sulle, siis juhtuda 3,5 tunniga. Aga reeglina jääb see sinna 5 tunni tuuri. Tegelt hakkas kõik juba eos viltu vedama. Mina vahetasin masinat ja hüppasin rekkasse, milles proovisin meeskonda esindades Poola piirivalvuri ära rääkida, et saaksime piiri ületatud eelisjärjekorras, kuid mis selgus, tutkit. Pealegi ei räägitud piiril ühtki teist keelt peale ladina tähtedes kirjutatava slaavi keele. Tulem, meid saadeti tagasi kuhugi kaugele andmeregistreerimispunkti. Proovisime neile küll seletada, et see käsk pole pädev, aga piirivalvuri sõna jäi seekord maksma. Juba eelnevalt oli teada, et seal ei õnnestu seda transiitnumbrit sisestada, kuna puudub selline klaavi funktsioon. Pidime seal mõned videod, kuna sealt kohe tagasi järelt ei saanud, siis pidime sõitma jälle omakorda ringi 20 kilomeetrit. Nüüd üritame minna siis nagu eelisjärjekorda. Vahepeal selgus ka, et tugiautot ikkagi ei saa seal kaaluda, kui eelnevalt 4 korda kindlasti on see kõik seal õnnestunud. Täna see ei õnnestunud. Asjad võtsid veelgi kriitilisema pöörde. Vahepeal tuli Peetrilt kõne, kus ta teatas, et tema auto suunati ümber teise piiripunkti. Urmas aga teatas, et tema negatiivne rekord piiril mõni kuu varem oli 10 tundi. Mis just väga palju lootust tulevaks ei sisestanud. Praeguse seisuga tundub, et pole veel õige niinimetatud pihta hakanud, aga tunni alg juba kaotanud, et nüüd hakkab järgmine protseduur, siis mis selle lahendus saab, kui lõppeb see
Kuna piiri peal filmida ei tohi ja selle eest ähvardati mulle korraga politsei kutsuda, siis ei hakka ma kogu 6 tundi, mida sooviksin isegi olla võimeline unustama, ümber jutustama, vaid ütlen lihtsalt, et tegu oli totaalse bürokraatia pidupäevaga. Ja kui ma korra proovisingi neid morne Poola piirivalvureid pisutki tagant utsitada, sain ülevalatud lugematul hulgal poolakeelsete sõimusõnadega. Nii et isegi kõik keneunud Ukraina rekkajuhid vaatasid mulle üllatunult otsa ja küsisid, kuidas ma seda veel suutsin. Igatahes tallasime pärast piiriületust gaasi nii, kui jaksasime, kuid enne komandanditundi jõudsime vaid Kiievist 300 kilomeetri kaugusel asuvasse Rivneesse. Järgmine päev olime juba optimistlikumad ja kogu edasine teekond tundus juba lapsemänguna. Haarasime tanklast kaasa ka kõik hädavajaliku, et rohkem keegi meie teed aeglustama ei julgeks tulla. Noh, tanklast leidub tänapäeval ka kõike. Madis, mis sul käes on? Avastasime, et Hyundai, mida me sõduritele üle läheme andma, varustus ei olnud päris terviklik. Nii et enne viimast peatust lahendame selle probleemi. Jõudsime Kiievisse lõunaks ning andsime masinad üdine tänulikele 210. ründebrigaadi võitlejatele üle, kes sõnasid, et tegu on kahtlemata väga olulise abiga ning saun aitab neil paremini väsimusega võidelda. Це дуже важко, тому що ніхто з них з самого початку до цього не готовий. Thank you for your support. Ми вдячні за те, що ви розумієте, що це війна цивілізацій, not only us war with Russia. Ja olgugi, et Venemaa algatatud sõda Ukrainas on kestnud juba mituteist aastat, mille kestel on poliitilist vahtu eriti just viimasel aastal keerutatud rohkem, kui keegi taluda suudaks, teavad ukrainlased endiselt väga hästi, et nemad on Venemaa teel ainsaks tõkkeks, mis takistab diktaator Vladimir Putinil oma impeeriumi ihalusi elustamast. Наш ворог, він спільний, і як тільки він переможе нас, він не зупиниться, він буде йти аж до океану. Rännaku järgselt sõnab Siim, et tegu oli väga õpetliku käiguga, mis erines eelmistest rännakutest nii mõnelgi põhjusel. Seekordne oli kõige kindlasti mahukam, kõige keerukam ja väljakutseid pakkuv rännak. Seekordne käik oli väga eriline selle poolest, et me viisime 2 saunakompleksi, ehk siis kokku me liikusime 5 masinaga. Kogu selle asja rahaline väärtus oli suurusjärgus 250 000 eurot. Що ворог спільний, пояснювати, що тільки разом західна цивілізація, а Україна – це частина західної цивілізації, можемо перемогти цього ворога. Tegelikult see tekitab mõnes mõttes ka uhke tunde, et me saame anda omapoolse panuse selleks, et vaba maailm ikkagi julgelt Mordorile vastu seisaks. Ma tunnen ise seda, et sauna ettevõtjana, et see on täpselt see osa, kus meie saame oma panuse anda, kuidas viia sisse salarelv sinna rinde lähedale ja kus ma tean, et sõdurid saavad nii vaimselt kui füüsiliselt oluliselt kiiremini taastuda ja nende varustus saab puhtaks kuivaks ja nende võitlusvõime on oluliselt kõrgem, kui ta oli enne sinna meie kompleksi sisenemist. 10. sauna rindele viimiseks ettevalmistused juba käivad, kuid enne veel tuleb see valmis ehitada, mille tarbeks võib iga inimene ka oma panuse anda. Juhised selleks leiab MTÜ Saunad Ukrainasse kodulehelt. Üheskoos, niipea kui me suudame selle sauna valmis teha, et siis ta läheb aga teele, et ta siia vaatamiseks ei jää.